See ei tähenda, et me kohtleksime seda juhtumit teisiti kui teisi kadunud isikute juhtumeid lihtsalt sellepärast, et see on liigitatud jooksikuks. Alguses tundus, et Robert B. jooksis minema, kuid tema kadumine muutus kiiresti millekski palju kurjemaks, mõrvaks, mille lahendamine võttis umbes 10 aastat. Mina olen Angela Levy ja see on Crime Fix. Kas oled kunagi peatunud ja mõelnud, mida inimesed võiksid sinu kohta internetis teada saada? See on tõesti hirmutav, kui sellele mõelda. Sellised asjad nagu sinu nimi, telefoninumber ja isegi aadress on lihtsalt veebis olemas, et andmevahendajad saaksid neid müüa. Meie sponsor Incogni aitab sul sellest vabaneda. Nad leiavad üles, millised andmevahendajad sinu andmeid omavad ja nõuavad, et sinu andmed eemaldataks. Kui ma registreerusin, leidsid nad tegelikult üle 50 andmevahendaja, kellel olid minu andmed ja juba mõne päevaga hakkasid need kaduma. Seadistamine võtab vaid mõned minutid. Sa lood konto, volitad Incogni enda eest tegutsema ja nemad teevad ülejäänu. Ja nende uue piiramatute plaanide kohandatud eemaldamise funktsiooniga saad esitada kohandatud lingid, kus sinu andmed ilmuvad ning privaatsuse ekspertide meeskond eemaldab sealt sinu andmed. Nii et kui hoolid oma veebiturvalisusest ja sa tõesti peaksid, võta oma andmed tagasi Incogni abil. Kasuta koodi CrimeFix, et saada aastaplaanilt 60% soodustust. 2016 aasta novembris kadus Robert B. Ta oli vaid 13-aastane ja näis jäljetult haihtuvat. Illinoisi osariigis Pekini politsei alustas tema otsinguid. Pekin on umbes 31 000 elanikuga linn Peoriast lõuna pool. Alguses arvas politsei, et Robert lihtsalt lahkus omal soovil, kuid midagi oli valesti, piisavalt valesti, et nad korraldasid pressikonverentsi. 17. novembril läks, kui ma õigesti mäletan, 108 ringkonna koolikohustuse ametnik koos Pekini politseinikuga Robert B. koju, kus emale anti koolikohustuse rikkumise eest trahviteade, kuna laps ei olnud koolis. Kui ametnik Robertiga rääkis ja ütles talle, et ta peab kooli minema, jooksis Robert sel hetkel majast minema. 18. novembril ei olnud Robert koolis. Koolikohustuse täitmise ametnik sekkus taas, palus Pekini politseiosakonna ametnikul minna majja, kus nad kavatsesid emale uuesti koolikohustuse rikkumise eest trahvi määrata. Ja ema teatas sel ajal, et Robert on kodust põgenenud. Jällegi 18. novembril postitasime ema poolt antud Roberti pildi Facebooki, Instagrami, Twitterisse ning kasutasime ka oma Nixeli häiresüsteemi, et avalikkust teavitada. See oli tingitud külmast ilmast ja teatatud terviseprobleemidest. Ta kanti kohe kadunud ja ohustatud alaealiste nimekirja. Tavaliselt annab politsei kadunud lapse puhul välja Amberi häire, kuid seekord seda ei tehtud ja te ilmselt mõtlete, miks. Politseiülem selgitab. Juhtum anti kohe üle meie politsei uurimisosakonnale ning emaga võeti igapäevaselt ühendust. Oleme saanud umbes 30 vihjet ja oleme kõiki neid kontrollinud. Siiski ei ole meil olnud ühtegi juhtlõnga, mis kinnitaks, et Robert B. on pärast 18. novembrit nähtud. Oleme saanud koostööd ja abi teistelt asutustelt, kuna saame pidevalt teavet ka teistest lähedal asuvatest kogukondadest. Soovime selles juhtumis mõne asja selgelt välja öelda. Me ei saa käivitada Amber Alerti, kuna see ei vasta kriteeriumitele, mis ütlevad selgesõnaliselt, et õiguskaitseorganid peavad kinnitama, et laps on röövitud. Meil puudub igasugune teave selle kohta, et Robert B. oleks röövitud. Siiski oleme võtnud ühendust Illinoisi osariigi politseiga ja oleme protsessis, kus sisestame teavet kadunud või ohustatud isiku teavituse jaoks. See teavitus saadab teabe välja erinevate uudistekanalite kaudu. Siiski on uudistekanalite enda otsustada, kas nad edastavad seda teavet või mitte. Ma tahan avalikkusele ja kõigile teada anda, et me võtame seda olukorda tõsiselt ja oleme väga mures Robert B. pärast, kes on 13-aastane. Oleme määranud kogu oma uurimisüksuse selle juhtumiga tegelema. Nagu te kuulsite, ütles politseiülem, et Roberti kadumine lihtsalt ei vastanud Amberi häire väljastamise kriteeriumidele. Nii et kõik, mida nad said teha, oli meediale appi paluda tõesti anuda, et nad edastaksid teabe tema kadumise kohta.
ja mis selle juhtumi juures oli tõeliselt kummaline, oli see, et politsei oli tegelikult koju läinud ja nad nägid Robertit. Nad läksid sinna, et teda kooli viia ja ta jooksis minema, kuid ta ei tulnudki enam koju tagasi. Politsei soovis rääkida Roberti ema sõbra Keith Brackettiga. Vande all antud avalduses öeldi, et hoolimata nende vanusevahest käis Robert mõnikord Bracketi juures kodus aega veetmas, kui ta koolist poppi tegi ja mõnikord jäi ta sinna isegi ööseks. Osarigi prokurör kirjutas Vande all antud avalduses, et 28. novembril 2016 rääkis detektiiv Keith Brackettiga telefoni teel. Brackett ütles, et ta nägi Robertit viimati 15. või 16. novembril ning Lisa helistas talle 18. novembril ja palus tal oma kodu üle vaadata, et näha, kas Robert on seal. Brackett ütles, et ta avas ukse ja hüüdis Robertit, kuid ei saanud vastust. Brackett ütles, et ta lahkus seejärel koos Tracyga linnast ja nad olid just tagasi linna jõudnud. Nüüd möödus nädalaid ja detektiivid läksid taas Keith Bracketti juurde, et teda küsitleda Roberti kadumise kohta. Detektiiv kirjutas vandetunnistuses, et 16. detsembril 2016 intervjueerisid detektiiv Keane ja detektiiv seersant Rainey Bracketti. Brackett väitis, et 16. novembri 2016 olid tema elukohas peol mitmed inimesed, sealhulgas Lisa B ja Tracy. 18. novembril 2016 umbes kell 8 hommikul. Lisa saatis talle sõnumi ja palus tal vaadata, kas Robert on tema elukohas. Brackett ütles, et ta läks Lisa elukohta umbes kell 9:15 hommikul ja välisuks oli lahti, kuid kui ta sisse hüüdis, ei saanud ta mingit vastust. Ta ütles, et läks seejärel Eurekasse, et võtta peale Tracy ja sõita Lõuna-Illinoisi tööle kandideerima. Hiljem intervjuus ütles Brackett, et ta oli Lõuna-Illinoisis sõitnud üksi. Brackett andis loa oma mobiiltelefoni andmete alla laadimiseks. Järgnev ülevaatus Bracketti mobiiltelefoni andmetest näitas, et Bracketti mobiiltelefon asus endiselt Pekinis 18. novembril 2016 kell 12:48. Nii et tundub, et detektiivid üritavad öelda, et ta andis seal valeinfot. Nüüd möödus veelgi rohkem aega ilma Robert B-st jälgegi leidmata. Sel nädalal viib teie Greater Peoria piirkonna Crime Stopper, mis teemindab Peoria, Tazewelli ja Woodfordi maakondi teid Pekini, et keskenduda ühe kadunud isikujuhtumile. 18. novembril teatas Robert B. ema, et tema 13-aastane poeg on kodust põgenenud. Detektiivid on kulutanud palju tunde, et Robertit leida, kuid seni pole see õnnestunud. Osarigi ja föderaalsed võimud on liitunud uurimisega, tehes koostööd Pekini politseiosakonnaga, et vihjeid kontrollida mitmes paigas üle Kesk-Illinoisi. Otsinguid, küsitlusi ja maapealseid otsinguid on tehtud, kuid uurijatel ei ole siiani õnnestunud Robertit leida. Robert on 137 cm pikk, kaalub 50 kilo ning teda nähti viimati kandmas punast ja halli särki, siniseid teksaseid ja punaseid Nike jalanõusid. Mina olen detektiiv Mike Eaton. Kuritegude ennetamisorganisatsioon maksab sel nädalal kuni $1 teabe eest, mis aitab uurijatel Robert B. üles leida. Siis 2017 aasta juulis tehti õõvastav ja sünge avastus. Osarigi prokurör kirjutas, et 24. juulil 2017 leiti maantee 29 ääres asuva elukoha taga eraldatud piirkonnas luustikujäänused. Pekini politseiosakonna, Tazewelli maakonna šerifiosakonna ja Illinoisi osariigi politseidetektiivid saabusid sündmuskohale. Lisaks luustikujäänustele leiti sündmuskohalt ka õhte eri tüüpi eri värvi köit, kokku käkerdatud hõbeteipi ning must elektrilint, mille külge oli kinni jäänud midagi, mis näis olevat inimjuuksed. Edasine uurimine näitas, et kinnistu, kust jäänused leiti, kuulus naisele nimega Mary. Mary küsitleti ning ta kinnitas, et omab seda kinnistut, kuid selle eest hoolitses tema õepoeg Keith Brackett. Mary ütles, et Keith on hoolitsenud kinnistu eest alates 2016 aastast ning umbes 2 nädalat tagasi niitis Keith seal muru. Mary lisas, et Keith elab praegu tema omanduses olevas elukohas, mis asub Cooperi tänaval Pekinis. Tazewelli maakonna detektiivid läksid sellele aadressile ja maja juurde jõudes märkasid nad maja väljas köit, mis tundus koostiselt ja värvilt sarnane olevat köiega, mis leiti sündmuskohalt, kus avastati luustikujäänused. Elukohale väljastati läbiotsimisluba.
Garaažis, kus elas Brackett, leidsid detektiivid köied, mis näisid vastavat sündmuskohalt leitud köitele. Samuti leiti teipi, musta elektriteipi ja mitmeid sidumisvahendeid, mida tavaliselt kasutatakse seksuaalaktides. Osariigi prokurör ütles, et lahkamine tuvastas, et need jäänused kuulusid Robert B-le ja ta suri tõenäoliselt lämbumise tagajärjel ning tema surm kuulutati tapmiseks. Järgmisel päeval läksid detektiivid Keith Bracketti juurde, et temaga veidi vestelda ja nad ütlesid, et ta oli nõus nendega rääkima. Osariigi prokurör kirjutas, et 25. juulil 2017 umbes kell 17,15 küsitles Pekini detektiiv Hazelwood Bracketti. Küsitluse ajal küsis detektiiv Hazelwood Brackettilt, mis oleks parim viis asetada surnukeha sellele kinnistule, kust leiti luustiku jäänused päevavalguse ajal. Brackett joonistas kinnistust üksikasjaliku kaardi ja ütles, et Roberti suuruses inimest võiks raudteerööbastelt üles kanda. Kuid ta ütles, et kui tema oleks surnukeha paigutanud, oleks ta lihtsalt parkinud kinnistul oleva garaaži kõrvale, mis oli palju lähemalt sellele kohale, kust jäänused leiti ja keegi poleks seda märganud, sest tema sõiduk oli seal sageli. Brackett ütles, et ta polnud 2 kuni 3 aastat käinud metsas, kust jäänused leiti. Brackett ütles, et ta on biseksuaalne ja huvitub BDSM-ist, see tähendab sidumisest, domineerimisest, seksuaalsest moonutamisest ning käis BDSM-klubides Chicagos ja Champagne'is, et seksuaalsetes kohtumistes osaleda. BDSM tähendab tavaliselt sidumist, domineerimist, sadismi ja massohhismi. Nüüd on paljudel juhtudel elektroonilised tõendid olulised ja selles juhtumis ütleb riigiprokurör, et need mängivad rolli. Ta kirjutas, 12. detsembril 2019 väljastati Bracketti Google'i konto kohta läbiotsimismäärus. Bracketti andmetele viidi läbi kohtuekspertiis. Ekspertiis näitas, et Brackett oli korduvalt viibinud piirkonnas, kust leiti säilmed. Ajavehemikus 18. november 2016 kuni 24. juuli 2017, sealhulgas 17. aprillil 2017, asus tema mobiiltelefon umbes 9 meetri kaugusel kohast, kus säilmed leiti. Lady Bracketti häälega tehtud Google'i häälotsing, mis oli sooritatud 24. juulil 2017, vaid mõni tund pärast seda, kui säilmed avastati. Ja enne, kui detektiivid Bracketti elukohta jõudsid või temaga rääkisid, küsiti Bracketti häälotsingus. Kui kaua DNA köitele jääb? Ainult õiguskaitseorganid teadsid, et skeletijäänuste juurest leiti köied, kui see häälotsing tehti. Brackett tegi samuti. 2017 aasta 25. juuli varahommikul häälotsingu küsides, mida teha, kui oled mõrvas kahtlusalune? Keith Brackett läks 2018. aastal vanglasse sissemurdmise ja teiste kuritegude eest, kuid ta vabastati tingimisi 2025 aasta detsembris. 2 päeva pärast Bracketti vabastamist postitas ta selle foto Facebooki. Siis selle aasta 1. veebruaril postitas Keith Facebooki. Olen põnevil, et saan alustada seda uut loomingulist teekonda professionaalses režiimis. Vaata minu profiili, et minust rohkem teada saada ja jälgi mind, et ühenduses püsida. #professionaalne režiim. Seejärel postitas Brackett 13. märtsil Facebooki, olen transsooline naine, kes palub abi, et mul oleks rohkem riideid, isikuhügieenitarbeid ja puhastustarvikuid. Naisena ei ole ma nali. Olen inimene, kes elab tänavatel ja Peoria Dream Centeris Illinoisis. Ja ma palun teie toetust, et aidata mul siit välja saada ja olla see, kes ma olema pean. Kui sa oled homofoobne, olen ma ikkagi sinu sõber. Isegi kui sa oled homofoobne, lase mul sulle seletada elutõde. Palun, lase mul selgitada, et ma olen inimene. Ma usun samamoodi. Mul oli sama nahk, sama nahatoon, nii et värvil pole tähtsust. Aga päeva lõpuks oleme me kõik sündinud minu ema üsast. Me oleme samasugused. See ei loe. Värv ei loe. Rass, see ei loe. Seksuaalsus, mis loeb, on see, et me oleme samasugused. Palun toetage mind ja saatke mulle raha, et saaksin osta asju, et saada selleks inimeseks, kes ma olen. Keith postitas ka Facebooki kuulutuse, kus teatas, et tahab nüüd, et teda kutsutaks Amy Joaks ja kirjutas. Vanglas olles tehti mulle elu muutnud operatsioon ning ma sain selleks inimeseks, kelleks olen alati tahtnud saada. Naiseks. Nüüd, kodutuna ei ole mul võimalik seda üleminekut lõpule viia.
Seetõttu palun ma annetusi, et osta selliseid asju nagu naisterõivad, meik, parfüüm, juukseklambrid ja muud, mis aitaksid mul olla mina ise. Vähem kui kuu pärast seda, kui Amy Jo Brackett selle kuulutuse üles pani ja rohkem kui 9 aastat pärast Robert B. kadumist, teatas politsei, et Keith Brackett, kes nüüd kannab nime Amy Jo, on süüdistatud Roberti mõrvas. Täna hommikul Pekini politseijaoskonna detektiivid arreteerisid 48-aastase Keith A. Bracketti, endise Pekini elaniku Robert B. 2016. aastal toime pandud mõrva eest. Brackett arreteeriti esimese astme mõrva ja tapmise varjamise eest ning viidi Tasmaani maakonna vanglasse. Seda juhtumit on uurinud mitu ametkonda, sealhulgas FBI. Tasmaani maakonna ja Peoria maakonna otsingu- ja päästemeeskonnad on meie palvel läbi otsinud sadu, kui mitte tuhandeid aakreid. Illinoisi osariigi politsei lennuüksus, Illinoisi osariigi politsei kuriteopaiga tehnikud, FBI jälitusmeeskonnad, FBI käitumisanalüüsi üksus Quanticos. Ja eriline tänu Illinoisi osariigi politsei kriminalistikalabori teadlastele ning FBI laborile Quanticos. Nad on kokku veetnud tunde, lugematuid tunde, aidates meid selle uurimise juures. Oleme esitanud arvukalt taotlusi ja nad on alati kõigile neile taotlustele vastu tulnud. Et arutada seda kohutavalt häirivat juhtumit, tahan ma kaasata Will Svilari. Ta on pensionil Chicago politseidetektiiv, kes töötas mõrvajuhtumite uurijana. See on ilmselgelt sinust kaugel, Pekinis, Illinoisis. Kuid mõrvajuhtum on mõrvajuhtum. Mis mulle huvi pakub, on see, et tundub nagu oleks neil suur osa sellest tõenditest juba 2019. aastast alates olemas olnud. Keith Brackett, kes nüüd kannab nime Amy, vabastati tingimisi 2025 aasta detsembris murdvarguse eest, mille eest ta vanglast vabastati. Miks just nüüd? Miks nad esitavad selle süüdistuse alles nüüd, 2026 aasta aprillis? No, sa ütlesid seda, ta oli 7 aastat vangis. Ma arvan, et juba selle juhtumi algusest peale oli neil aimdus, et just tema on see, keda nad otsisid. Tema oli selle eest vastutav. Kindlasti pärast seda, kui vaese lapse säilmed leiti tema tädi maja tagant. See kindlasti mõjutas seda kõike. Nad viisid läbi hulga läbiotsimisi. Nad tegid palju tööd, aga tema oli vangis. Ta oli 7 aastat vangis. Nii et neil oli võimalus võtta aega, olla väga metoodilised, veenduda, et nad ei jäta midagi kahe silma vahele ja koostada tugev juhtum, mida prokuröridele esitada. Ja siis, kui ta tingimisi vabastatakse, on aeg ta kinni võtta. Aga ta on nüüd juba umbes 3 kuud vabaduses olnud. Nii et ta on olnud vabaduses juba rohkem kui 3 kuud. Kas sa arvad, et nad lihtsalt istusid ja ootasid, et näha, mida ta teeb? Ma mõtlen, mis sa arvad, mis toimus? Ma arvan, et nad kogusid oma materjale kokku. Nagu sa ütlesid, see võttis 7 aastat. See võttis peaaegu 10 aastat sellest ajast, kui see vaene laps tapeti. Aga ma arvan, et politsei on kogu selle aja jooksul oma juhtumid kokku pannud. Läbiotsimismäärused, taustakontrollid, nad panevad seda puslet kokku. Kas need 3 kuud pärast tema vabastamist veedab ta ülemineku kodus? Kas ta valmistub osariigist lahkuma, mida ta ei saa teha, kui ta on tingimisi vabastatud, välja arvatud juhul, kui ta saab eriloa? Ma arvan, et nad lihtsalt panid oma juhtumid kokku. Võib-olla ootasid nad veel mingit üksikut tõendit, kohtuekspertiisi tõendit. Aga ma arvan, et see on sobiv aeg nende jaoks süüdistuste esitamiseks. Väga huvitav. Tundub, et neil on vähemalt see, mida nad selles põhjendatud kahtlust toetavas vande all antud avalduses mainisid. Neil on enamik sellest materjalist olnud juba vähemalt 2017. või 2019. aastast alates. Ja see, mis neil praegu on, tundub olevat üsna tugevad kaudsed tõendid. Ma mõtlen, et vaese Robertsi säilmed leiti kinnistult, mida politsei sõnul hooldas Keith Brackett. Sul on säilmed, mis olid seotud esemete, nööri ja teibiga, mis on sarnased nendega, mida leiti Bracketti kinnistult, kus ta tol ajal elas. Räägime praegu ainult neist 2 asjast ja siis läheme teiste teemade juurde. Olgu, räägime nöörist. Kui sa räägid sarnasest nöörist, siis kas see on sama nöör, sest seal on vahe sees? Tavaline nöör, ma mõtlen, kaitse võib väita tavalise nööri puhul, kui paljudel inimestel on ligipääs sellise nööri hankimiseks. See on üks osa, see on osa puslest. Aga kui sul on nööri otsad nii jäänustelt kui ka sellest, mis sa leidsid läbiotsimismäärusega, kui sul on nööri otsad, mis on selgelt lõigatud ja sa saad öelda, et need lõigati sama tööriistaga,
siis muutub see otseseks tõendiks, mitte kaudseks tõendiks. Kui sa saad öelda, see on nagu tööriistajäljed, sissemurdmisriistad jätavad uksele kindla mustri. Kui sa leiad selle tööriista ja paned selle ukse piida vastu, siis saad öelda, et see tööriist tegi selle jälje. Täpselt nagu sõrmejälg. Nii et see köis on väga oluline ja kui see köis oli seotud tööriistajälgede kaudu, siis muutub see otseseks tõendiks, mitte kaudseks. Ja mis puudutab seda, kui lähedalt leiti keha, siis see on nii tugev kaudne tõend, kui üldse olla saab. Tead, kaitseadvokaat hakkab kogu selle köie ja teibi asja pulkadeks lahti võtma. Nad teevad seda kindlasti, aga politseil on olnud piisavalt aega, et võtta see, mis Roberti säilmetelt leiti ja võrrelda seda laboris sellega, mis leiti Keith Bracketti kodust. Neil on olnud selleks palju aega ja võib-olla, kes teab. Kas kodus olid nende esemete kohta kviitungid? See võiks samuti võimalik olla. Täpselt nii. Tead, see laps kadus ju 2016 aastal. Kas see mees käib poes? Kas on Home Depot kviitung? Kas on krediitkaardimakse? Ma tean, et nad tegid tema telefonidele palju läbiotsimislube ja suutsid kindlaks teha tema asukoha kadumise ajal. Nii et jah, aega oli küllaga, nagu sa ütlesid, 7 aastat vanglas, 10 aastat kuriteost, 9 aastat sellest, kui nad leidsid säilmed. Kõigeks selleks oli piisavalt aega, et kogu töö ära teha ja olla kindel, et oled valmis, kui tuleb aeg selle mehe vastu süüdistus esitada. Üks asi, mis minu arvates on siin üks kõige süüstavamaid tõendeid. Peale selle, et see poiss veetis aega tema majas, oli Robert Keethi majas ja me räägime sellest kohe. Aga Keith Brackettile kuuluvale Google'i kontole tehti kohtuekspertiisiline analüüs. Ja see kõik on kirjas selle juhtumi detektiivi poolt koostatud vande all, antud ütluses või vähemalt osariigi prokuröri poolt peaksin ütlema. Aga tead, detektiivid kogusid selle info. Näitame seda ekraanil. Seal on kirjas, et 12. detsembril 2019 anti välja läbiotsimisluba Bracketti Google'i kontole. Ja andmetele tehti kohtuekspertiisiline analüüs. Ja nad ütlesid, et leidsid, et ta oli jäänuste piirkonnas mitu korda. Ajave hemikus 18. november 2016, kui Robert kadus, kuni 24. juuli 2017, sealhulgas 17. aprillil 2017. See ütleb, et tema mobiiltelefon asus umbes 9 meetri kaugusel kohast, kus jäänused leiti. Nii et me räägime, ma ei usu, et nad räägivad seal mobiiltelefoni triangulatsiooni andmetest. Nad võivad rääkida Google'i andmetest. See võib olla täpsem. Jah, ma mõtlen, Google'i andmed olid alles uued, kui ma kõike seda tegin. Nagu sa ütlesid, triangulatsioon oli see, kuidas me seda mobiilimastide abil tegime. Ja kui sa olid mobiilimastide andmed kätte saanud, siis kui sa kedagi aktiivselt otsisid, oli sul see triggerfish seade, millega said lähenedes signaali saata. Sa said signaali saata ja olla nii täpne. Aga need Google'i andmed on palju täpsemad kui triangulatsioon. Ja see on nii süüstav, kui üldse olla saab. Jah. Ja siis on sellele veel üks kiht. Google'i andmetes on veel üks kiht ja see on see häälotsing, mida nad väidavad, et Keith Brackett tegi. Nad ütlesid, et Keith Bracketti andmetest leiti häälotsing ja see oli 24. juulil 2017, samal päeval, kui Roberti säilmed leiti. Ja ta ütles, et see oli enne seda, kui detektiivid Keith Bracketti koju läksid. Ja et ta otsis, kui kaua DNA köitel püsib. Ja ainult õiguskaitseorganid teadsid, et skeleti jäänuste sündmuskohalt leiti köied, kui see häälotsing tehti. Ja järgmisel päeval ta otsib. Mida teha, kui oled mõrvas kahtlusalune? Ma mõtlen, need on kõik väga süüstavad asjaolud. See köie teema on uskumatult kahtlane, sest kui keegi seda avalikult ei teadnud, siis on see info, mida õiguskaitse oleks varjanud, sest ainult tapja oleks seda teadnud. Absoluutselt. Sa pead olema väga ettevaatlik, mida sa avalikustad. Sul on täiesti õigus. Kui sa oled ülekuulamisruumis, kui sa räägid kahtlusalusega, siis sa ei taha neile midagi anda. Sa tahad, et nemad selle ise välja ütleksid. Eriti kui see on midagi sellist, nagu sa ütlesid, köis. Kui keegi ei teadnud köiest ja tema ise köit mainib, siis sinu juhtum muutub aina tugevamaks. See mõistatus paneb kõik pusetükid alguses lauale ja nüüd hakkad sa neid kokku panema. Et kõik tükid kokku saada ja just seda nad selles juhtumis tegidki. Ja siis ta mõtleb, mida sina teed. Sa tead, see on see väide, et ta otsis. Mida sa teed, kui oled mõrvas kahtlustatav?
ja nii, sa tead, ma olen kindel, et ta sai selle kohta Google'i tulemusi. Ja Google'i tulemused ütlesid ilmselt, et ära räägi politseiga. Kindlasti võta advokaat. Sellised asjad. Absoluutselt. Mõtlen, nagu me ütlesime, see kõik on osa juhtumist. Neil on selleks piisavalt aega, nad panid selle hästi kokku. Esiteks, mind ei huvita, mis olukorrad on. 13-aastane ei peaks olema sõber 40-aastasega. Siil on probleem juba algusest peale ja see paneb mul ihukarvad püsti tõusma ning on kindlasti politsei jaoks ohumärk. Jaa, mul on hea meel, et sa selle üles tõstad. Ma mõtlen, siin on tõsiseid muresid, sest selle dokumentatsiooni alguses räägitakse sellest, kuidas Robert jättis kooli vahele. Ja ta tõesti tegi seda. Tema ema ütles, et tead, mõnikord lähed ta minu sõbra Keethi juurde ja jääb sinna isegi ööseks. See ei ole normaalne käitumine. Ja ma arvan, et vanemad, kes seda vaatavad, ja isegi kui sa praegu ei ole lapsevanem, aga ühel päeval saad selleks, sa pead olema teadlik, et sinu teismeline laps või üldse sinu laps, kes veedab aega palju vanemate inimestega või isegi 20. eluaastates inimestega, see ei ole normaalne. Räägime sellest, Will, kuidas see on tohutu ohumärk ja vanemad ning tegelikult kõik saavad siit õppida. See ei ole normaalne käitumine. Ei, see ei ole normaalne käitumine. Ja sa pead vanemana aru saama. Mina olen ka lapsevanem ja mu lapsed on nüüd vanemad. Aga millega sa oma lapsi või ise ennast kokku puutuma lased, sellega puutuvad kokku ka su lapsed. Ja siin peab olema midagi enam. Ja ma ei tea eriti midagi ema tausta või perekonna tausta kohta, aga seal peab olema midagi veel, kui sa tead, et su laps veedab öö täiskasvanud mehe juures 13-aastaselt, jätab kooli vahele ja läheb tema koju. Seal peab midagi veel toimuma. Tundub, et ema pidutses koos Keith Brackett'iga. Ma ei tea, kas seal oli palju narkootikumide tarvitamist või midagi sellist. Tundub, et see on tõenäoline võimalus, aga ta käis selle naisega, kelle nimi oli Tracy ja nad kõik pidutsesid koos. Nii on see kirjeldatud ka vande alla antud avalduses. Millega sa end kokku viid, sellega puutuvad kokku ka su lapsed. Õige. Ja lapsed, näiteks 13-aastane laps peaks olema kodus koos vanematega, mitte täiskasvanute seltsis pidutsemas. Ei, veetma aega koos teiste 13-aastastega. Õige. See on tõesti kohutavalt traagiline juhtum. Ja tead, mis mind selle juures ka nii kurvaks teeb, on see, et Robert. Siin öeldakse, et kui politsei läks nende koju, et emale koolis puudumise eest trahvi teada anda ja teda kooli viia, siis ta põgenes. Ta jõksis minema. Ja see oligi, ma mõtlen, see on lihtsalt nii kurb. Ja siis ta ongi läinud ning keegi ei näe teda enam kunagi. Ja ma eeldan, et politsei arvab, et ta läks Keith Bracketti majja ja pärast seda ei nähtud teda enam kunagi. See ongi nagu tead see seos, mille siin selle juhtumiga saab luua. Nii et Will, me lihtsalt loeme seda, mida neil on siin pakkuda tõenäolise põhjuse jaoks. Kas sa arvad, et neil on palju rohkem, millest me lihtsalt veel ei tea? Ma arvan küll. Ma arvan, et prokurör esitab kohtus väga tugeva süüdistuse. Kõik need asjad, millest me rääkisime, kogu see kohtuekspertiisi värk, millest me rääkisime, võimalikud hauamärgid, kõik see tuleb välja. Tõenäolise põhjuse jaoks pole seda vaja, aga kui on aeg tõestada seda, nii et ei jääks põhjendatud kahtlust, siis usu mind, kõik see saab seal olema. Ja me ei tea, kas Keith Brackett on veel midagi öelnud. Me teame ainult seda, mis nad on vandeavaldusse pannud. Õige. Õige. See on lihtsalt kohutav juhtum. See vaene laps kadus peaaegu 10 aastat tagasi ja peaks siiani siin olema. Ja see on lihtsalt tõeliselt kurb õudne juhtum. Aitäh, Will Svilar, nagu alati teie aja ja asjatundlikkuse eest. Muidugi, ole tänu väärt. Praegu on Keith Bracketti seaduslik nimi endiselt Keith Brackett. Seda pole seaduslikult muudetud, kuid nagu te kuulsite, Keith on üleminekul Aimiks ja eelistab, et teda kutsutaks Amy Joeks ning ütles seda ka kohtus. Nii et Keith Brackett, kes kasutab nüüd nime Amy Joe, jääb endiselt Tazavelli maakonnavanglasse. Jälgime seda juhtumit ja anname teile teada, mis edasi saab. Ja see ongi kõik sellest korraks Crime Fixi episoodis. Mina olen Angela Liivi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.